Я з Полтавської області. Я приїхала чуть більше 2 років тому. Це було восени 2022 року. В мене були до цього, ще до повномасштабного вторгнення, плани приїхати в Естонію. В мене тут батько живе близько 6-7 років. І просто так співпало, що я приїхала сюди вчитися в гімназію. Ei, meil ei olnud uussisserändajaid varem koolis, et Ukraina taustaga lapsed olid esimesed, kellel ei olnud vene keele oskust ja eesti keele oskust. Et enamasti, kes olid meil tulnud välisriikidest õpilased, olid vene taustaga ja nendega oli selles mõttes nagu hästi pehme see üleminek, et nad valdavalt õppisid vene õppekeelega klassides ja õppetöö toimus nende jaoks emakeeles ja ei olnud nagu sellist erilist. Jah, eesti keeles olid üleminekuks omad meetmed, nad on suhteliselt sarnased, samamoodi õpiabi ja konsultatsioonid ja individualiseeritud ülesanded, aga muidugi mitte sellises mahus. Sellepärast, et praegu ikkagi toimub aineõppe ka eesti keeles ja kõik see peab olema oluliselt intensiivsem ja oluliselt laiapõhjalisem selles mõttes. Maardu gümnaasium on multikultuurne kool ja meil õpib 1064 õpilast ja eelkõige õpivad siin Maardu linna õpilased, aga meil on ka õpilasi Tallinnast, meil on Viimsist õpilasi, meil on Jõelähtme vallast õpilasi, seega väga mitmetest erinevatest kohtadest. Lisaks meie endi õpilastele, kes siin piirkonnas on elanud, kasvanud, sündinud, on meil 92 õpilast Ukrainast, kes on tulnud pärast sõda siis Eestisse ja mõned on juba tagasi läinud. Aga praegu hetkel õpib 92 õpilast. Ja me oleme nüüd need õpilased paigutanud väga erinevatesse klassidesse ja ka eelkõige ikkagi rõhk on nende klasside valikul siis need klassid, kus õpe toimub eesti keeles või siis keelekümblusmetoodika alusel. Хоч я знаю англійську, я знаю російську, це моя рідна мова, я знаю українську, це теж моя рідна мова. Естонську вчити дуже важко, якщо ти взагалі про неї нічого не знаєш, наприклад. І тим більше важко, коли немає того рівня практики. В мене є зараз практика, я зараз вчуся з репетитором, але, чесно скажу, перший рік мені було важко. В школі не так сильно важко, а ось, наприклад, якщо я їду в Таллін, і буває, що люди не розмовляють російською, і англійською буває, не розмовляють. Трошки було важкувато, але зараз це все більш в сучасному світі організовано, у нас є перекладачі, у нас є це все, і все ж таки полегше, ніж це було б, наприклад, декілька років тому. Зараз все ж таки легше. Meil tulevad sellised õpilased ka, kes lõpetavad näiteks Viimsis põhikooli või Pirital lõpetavad põhikooli, tulevad siis 10. klassi õppima näiteks. Ja nad ei pruugi üldse väga hästi ka vene keelt osata. Ja praegu juba see toimub 5. aastat meil. Tegelikult meie läksime eestikeelsele õppele üle juba varem. Et me tegime neid samme natukene ennatlikult, ütleme siis niimoodi võrreldes riikliku poliitikaga. Et meil on praegu põhimõtteliselt esimesed kuni 5. klassid, kes õpivad kõik eesti keeles. Meil on jäänud ainult erivajadustega laste klassid, kes õpivad osaliselt vene keeles ja 1 5. klass. Kõik ülejäänud klassid õpivad eesti keeles. Ja kuna Ukraina lapsed kohe, kui nad tulid meie kooli, hakkasid õppima eelkõige just eestikeelsetes klassides, või siis keelekümblusklassides, kus valdav osa õppetööst toimub eesti keeles, siis nende jaoks tegelikult mingisugust sellist spetsiifilist üleminekut nagu ei toimunudki, et nad lihtsalt õppisidki nii, nagu nad õppisid. Ja jätkavad samamoodi õppimist, et nende jaoks nagu sellist muutust tegelikult õppimises ei toimunud. Ну, в мене весь клас володіє російською мовою вільно. Я спілкуюся зі своїм класом, в мене прекрасний клас, я його дуже люблю. Я приїхала з України 3-ю в своєму класі і останньою. І я спілкуюся з ними теж. Це мені не давало якихось, скажімо так, мені не ставало легше, очевидно.
ми всі були в цьому оточенні, що треба було вчити естонську і треба робити це швидко. Бо, ну, скажімо так, в мене немає такого, що я за рік можу вийти дуже легко на інший рівень. Репетитор в мене з'явився взагалі дуже недавно. До цього я пройшла курси Кейлеклік, повністю закінчила початковий курс і повністю закінчила B1 курс. Також, звісно, я в школі вивчала естонську, тому в мене немає проблем особливих з розумінням естонської мови. Мені дуже допомогло, що в мене, наприклад, усі уроки естонською мовою, і просто на слух я естонську мову сприймаю, ну, скажімо так, дуже добре. Не ідеально, але все ж таки дуже добре. Kombinatsioone on väga palju erinevaid. Meil on lisa-eesti keele tunnid, meil on konsultatsioonid, kus saab kas või individuaalselt käia. Siis on meil ühes klassis on eraldi õpperühm, kus valdav osa klassist õpib eesti keelt emakeelena. Ja siis, kuna selles klassis on 9 õpilast, kes on Ukraina päritolu, siis nende jaoks on moodustatud eraldi rühm ja nemad õpivad siis eesti keelt teise keelena. Aga kõik muud ained on neil ühised, et nad ei eristu mingil moel. Esimesel aastal olid ka nemad tegelikult suures klassis, aga kuna klass on väga suur, seal on 25 õpilast, siis me pidasime vajalikuks neid siiski eraldi hakata õpetama, et oleks võimalikult parem areng keeleline. Aga näiteks ilukirjandust, kui on raamatu lugemine eesti keeles, siis kõik loevad eesti keeles. Kui on mingisugune õppeaine või õppekäik kuskil, mis on eestikeelne, siis keegi nendele seal ei tõlgi, et nad on väga palju õppinud kompenseerima, kasutama digivahendeid keeleliste puudujääkide kompenseerimiseks. Me ka juhendame selles osas, et mida võiks kasutada, kuidas võiks paremini hakkama saada. Et üldiselt ma ei ütleks, et meie Ukraina lapsed halvasti hakkama saavad. On muidugi õpilasi, kes saavad edukamalt hakkama ja kes vähem edukalt, aga see on juba ükskõik millise taustaga õpilase puhul samamoodi, et see ei ole nagu seotud sellega, et kust õpilane pärit on. Et pigem ikkagi selline isiklik soov ja tahe, kas keegi tahab õppida või ei taha õppida. Ja me oleme hästi palju ära kasutanud ka riiklikke ressursse, näiteks Keeleklikk. Et esimene asi, kui tuleb Ukraina pere meile, no meil alles nüüd näiteks eelmisel nädalal tuli üks Ukraina pere, kes nad olid alles enne jõule tulnud Eestisse, siis kohe esimesel vestlusel me anname neile lingid, terve perekond hakkab õppima Keeleklikiga. Miks terve perekond, mitte ainult laps, on sellepärast, et tegelikult on vanematel ka seda vaja ja see vanematel on ka nagu toeks ja siis neil on nagu mingi ühine tegevus, ütleme siis kodus, et nad saavad seda koos teha, et seal on ka väga palju selliseid ülesandeid, et vestelge või dialoog või midagi sellist. Ja siis, kui terve pere õpib, et siis on kodus võimalik neid ülesandeid ka täita. Ja siis koolis õpetajad regulaarselt vestlevad õpilastega läbitud teemadel ja toimub selline tagasisidestamine ja kui on mingisugused iseseisvad ülesanded, siis õpetaja saab neid jälle toetada ja vaadata üle, kus on vead, kus midagi parandada saaks, et üldiselt selline pehme üleminek selles mõttes, et keegi ei eelda, et nad tulevad Ukrainast või tulevad ükskõik kust välismaalt tegelikult, et nad kohe oskavad eesti keelt võrdväärselt oma klassikaaslastega, et see on selline ebarealistlik ootus ja me ei tee seda üldse. Et meil on selline digivahendite abil see esimene periood, et siis juba tuleb individuaalse plaani alusel töö koos klassiga ja siis juba edasi umbes poole aasta pärast nad siis liituvad klassitegevustega, aga siis juba індивідуалізеeritud ülesannete alusel. Ну, почнімо з того, що коли я прийшла, в мене не зовсім був вибір 60/40. Я одразу пішла в 100%, просто мені тато сказав, давай підемо в 100%, давай, супер, пішла. Найважчий предмет для мене досі математика і гісканапетус. Тому що це така мова, це дуже важко писати ці питання, розуміти їх повністю, це термінологія, це все ж таки важко. Найбільш важка частина естонської для мене – це писання, насправді. Я можу говорити, хоч в мене і будуть там якісь помилки, наприклад, з граматикою,
тим не менш, і в писанні це теж, напевно, основний аспект, який мені заважає вільно писати, це граматика. Це найбільш така ось проблема для мене – це писання. Найменш проблематично для мене – це все ж таки слухати і розуміти, що мені кажуть. No mina isiklikult ei ole seda tajunud, et see oleks meie koolis olnud probleem ja õpetajad ei ole ka sellest konkreetselt rääkinud. Loomulikult see eeldab õpetajatelt väga suurt tööd, eelkõige tunni materjali diferentseerimist ja mitte võib-olla nii palju vigadele rääkimisel tähelepanu pööramist kui sisule, õppeaine sisule tähelepanu pööramist. Aga jah, ma ei teaks, et see oleks meie koolis olnud suur probleem. Ja. Et nendel on siis niimoodi, et nad ainetunnid toimuvad eesti keeles. Õpetajad vajadusel annavad neil dubleerivaid materjale, kas siis suunavad vene või ukraina keelsetele näiteks digiressurssidele. Ja õpilane saab soovi korral vastata vene keeles, kui on mingi selline teema, kus ta eesti keelt veel piisavalt ei oska. Et sellist teema jääb sellepärast vastamata, et keeleoskus on puudulik, et sellist meie koolis me ei toeta. В мене було два варіанти. Так як мені було ще 15 років, а не 16, в мене був вибір або піти в середню школу, пройти знову 9 клас, або прийти сюди і піти одразу в 10 клас. Таким чином я вчилася у двох школах одночасно. В українській школі я закінчила 11 класів, здала НМТ екзамени і одночасно вчилася тут і вчуся зараз. Et meil on selline praktika täitsa olemas, et lapsed õpivad kahes koolis, aga tavaliselt me oleme sellisel juhul perega ikkagi vestelnud ja sest me oleme märganud, et lapse jaoks on see väga suur ülekoormus. Et kuna Ukrainas sama klass vanuse mõttes, no näiteks 6. klass, on teistsuguse programmiga kui Eesti 6. klass, siis see tähendab tegelikult lapse jaoks seda, et ta peab õppima nagu 2 erinevat programmi. Ja me oleme märganud, et väga vähestele lastele on see jõukohane. On üksikud gümnasistid, kes on seda teinud, sooviga lõpetada kool Ukraina koolis ja paralleelselt siis ka Eesti koolis näiteks, et oleks rohkem vabadust, võimalusi valida ja nii edasi. Aga enamasti põhikoolis lapsevanemad ikkagi otsustavad lõpuks ühe kooli kasuks ja tavaliselt see on Eesti kool. Ну, почнемо з того, що я закінчила вже середню школу. В мене вже є середня повна освіта з української школи, з даними екзаменами. Я вже могла би піти в університет. І насправді я так і планувала влітку піти дистанційно в якийсь український університет. Але плани змінилися. Потім я подумала, а може я спробую і одночасно в університеті, і одночасно тут. І потім я зрозуміла, ні, це занадто велике для мене навантаження буде, все ж таки уроків в 12 класі доволі багато. Тому я планую далі вчитися. Meil on gümnaasiumi lõpetajaid ja meil on põhikooli lõpetajaid ja igal aastal on keegi, kes on kas siis gümnaasiumis või põhikoolis ja mõnel aastal nii siin kui seal, kes on lõpetanud. Ei ole probleeme olnud, et riigi poolt on ju pakutud ka võimalus individuaalsete eksamite sooritamiseks eesti keele osas just. Aga kuna meile tulnud selle vanusega Ukraina õpilased valdavad piisavalt hästi vene keelt, siis nad on saanud sooritada eksameid vene keeles teistes ainetes ja ei ole tekkinud mingisuguseid probleeme kooli lõpetamisega. No ma gümnasistide kohta tean vähe. Meil lõpetas nüüd eelmisel kevadel tütarlaps, kes läks Ukrainasse kõrgkooli. Ja põhikooli õpilased, kes lõpetavad, siis väga suures osas jäävad meie kooli gümnaasiumi astmesse ka. Et me pakume ka gümnasistidele eesti keele tuge ja väga paljud tulevad ka teistest koolidest, just Ukraina taustaga lapsed, kes on lõpetanud Eestis juba põhikooli, aga tulevad meile gümnaasiumi astmesse just sellepärast, et me pakume ka gümnaasiumi astmes tuge. Et seda õpilased ja vanemad on nagu eraldi kohe välja toonud. Одразу, якщо вийде поступити в цьому році, то я була б дуже рада поступити в якийсь, наприклад, Таллінський університет.
на педагогіку. Я хотіла бути вчителем, я ще думала між педагогікою і чимось більш правовим, наприклад, можливо, юриспруденція, але зараз зупинилася на виборі вчителя.